Heategu leiab harva tänu. Rootsi muinasjutt. Üks lohemadu oli mäekurusse kinni jäänud ega pääsenud sealt enam lahti. Ebamugavas asendis oli ta seal juba mitu päeva konutanud. Lõpuks juhtus üks talumees sellest kohast mööda minema. Lohemadu märgates harrastas suure malaka, et lohe surnuks lüüa. Siis aga hüüdis lohemadu nõrgal häälel. Kallis mees, halasta mu peale ja päästa mind siit lahti. Teinekord saan ehk mina sind aidata. Talumees oli üllatunud, et lohemadu rääkida oskas ning lasi Vemblan langeda. Ei, vastas ta, lohele ei pea kunagi armu andma, sest nende tõttu kannatasid juba meie esivanemad. Sa pead kohe silmapilk surema. Lohemadu aga palus oma elu eest edasi ning et teda vangist lahti päästetaks. Lõpuks andis mees järele ja ütles, kui mina sind sealt välja aitan, teed sa ehk mulle häda, võib-olla saadad mu isegi surma. Oh mu sõber, kostis lohe, kuidas sa võid midagi niisugust arvata? Kuidas võiksin mina sulle halba teha, kui sina oled mulle nii suure heateo teinud? Kulla mees, halasta mu peale, muidu ma varsti suren. Ma olen siin juba mitu päeva ilma söömata olnud. Aita mind, palun, siin veel viimast korda. Talumees seisis kaua ning pidas aru, mida teha. Tal oli lohest tõepoolest kahju, aga samas arvas ta ka, et oleks ikka hea see maha lüüa. Ent viimaks võttis ta ühe suure toika, mis tema kõrval maas vedeles, pani selle kivi alla ning tal õnnestus seda nii palju üles kangutada, et lohemadu pääses lahti. Nagu lohe vangistusest vabaks sai, keerustas ta end mitu korda ümber talumehe. See oli täiesti hirmul ja palus nuttes, et lohemadu ta lahti laseks. Ei, kulla sõber, kas sa ei tea, et kõigi heategude eest tasutatakse kurjaga, kostis lohe. Oh, oleksin ma seda teadnud, hüüdis talumees. Ma oleksin su pikemalt mõtlemata maha löönud, et sa võid olla oma heategija vastu nii südametu. Mis oleks sinust saanud, kui ma poleks sulle appi tulnud? Sa oleksid ju ära surnud. Kullake, halasta mu peale. Ma annan sulle oma kõige parema lehma või mõne muu lojuse, millist aga tahad. Ükspuha, lubas lohe. Ma lasen su lahti, kui me kohtame kedagi, kes ütleks, et head tasutakse heaga. Aga küll sa näed, et kõik arvavad nii nagu mina. Nüüd pidi talumees lohega kaasa minema, kuhu sa aga tahtis. Nad võntsisid kaua, kuni kohtasid üht lahjat jahikoera. Kuidas tasutakse heategude eest, tahtis lohemadu teada. Heategude eest makstakse alati halvaga, vastas koer. Lõpuks saad veel häbi ja teotuse osaliseks kõige eest, mida oled teinud. Seda olen ma tunda saanud. Nooruses ja nii kaua, kuni ma vaesid jäneseid jõudsin taga ajada, oli mu elu päris hea. Mulle anti süüa ja ma võisin peremehe majja sisse minna. Mind kiideti, et olin nii kiire ja kaval. Minu pärast isegi võisteldi ja ma olin kord teise peremehe oma. Nüüd, kui ma vanaks olen jäänud ega saa enam kasulik olla, ajas peremees mu majast välja ning ma pean iseend elatama nii hästi, kui oskan. See on siis tasu kõigi nende jäneste ja rebaste eest, mis ma oma peremehele tõin. On ju selge, et heategude eest tasutakse tänamatusega. Kuuled, mis koer ütles, küsis lohemadu. Ka talle tasuti hea teo eest halvasti. Ma võin sulle veel mitu näidet tuua. Tule, läheme aga edasi. Kurvalt kõmpis talumees oma vaenlase järele. Mõne aja pärast nägid nad suurt lahjat hobuse kronju, kes mäenõlval rohtu sõi. Lohe märkas teda esimesena ja päris, kuidas heategude eest tasutakse. Halvaga, kostis hobune. Seda saan ma vaeseka omal nahal tunda. Nii kaua, kui ma noor olin ning suuri koormaid ning uhkeid sõidukeid vedada jaksasin,
oli mu kõht täis, mind soeti ja harjati iga päev hoolega, mind kiideti mu suursuguse ja õilsa käitumise eest ning ma olin kõigi lemmik. Palju härraseid tahtis mind endale, mul oli mitmeid peremehi. Mõni ei käinud minuga just alati hästi ümber ja ma sain tihti nii nälga kui ka janu tunda. Jaa, ükski loom pole hobusest õnnetum, kuna see on loodud ainult kannatama. Nüüd, kus ma vanaks olen jäänud ega jaksa enam koormat vedada, ei küsita enam minu järele. Ma tohin nüüd ainult kõige viletsamal karjamaal süüa, mind koheldakse kõige jõhkramal moel ning lõpuks on mu palk kõige eest, mis ma teinud olen, surm üksinduses. Mind ei vaevu keegi isegi maha matma. Mind jäetakse metsaelanike saagiks. Niimoodi tasutakse kõigi tegude eest, mida meie vaesed loomad inimeste heaks teeme. Kuuled nüüd, paratas Lohemadu. Niisiis on igati õiglane, et sa mulle tehtud heateo eest sured. Oh, kui hirmus, hüüdis mees, et mulle niimoodi sinu päästmise eest tasutakse. Mees pidi peaaegu minestama mõtte juures, kui lähedal ta surmale on. Sai aga natuke julgemaks, kui ta eemalt silmas üht vana meest nende poole tulemas. Kas sa halastad mu peale, kui see mees asjast teistmoodi arvab, küsis talumees. Jah, hea meelega, oli Lohe nõus. Olgu ta meil kohtunikuks. Kui võõras ta lähemale jõudis, oli ta väga imestunud, nähes nii suurt Lohemadu enese poole tulemas. Kuidas tasutakse heategude eest, päris Lohe? Oleneb, missugused heateod need on, vastas mees. Nüüd jutustas talumees võõrale, kuidas asi oli ning heitis talle mureliku pilgu. Mees mõistis, et vaesekest ähvardab hädaoht. Seda asja ei saa ma enne otsustada, kui ma pole kohta näinud, kus see juhtus, seletas võõras. Tule kaasa, ma näitan sulle, kuidas see oli, nõustus Lohe. Kui nad mäekuru juurde jõudsid, näitas Lohemadu, kuidas ta kinni oli olnud, kui talumees tuli ja teda lahti päästis. Ma ei saa enne ikka seda asja otsustada, kuni ma pole näinud, millises asendis sa seal olid, ütles mees. Nüüd ronis Lohe alla kurusse ja võttis sellise asendi, nagu tal paremalt oli olnud. Silmapilkselt haaras mees kalka ja veeretas kivi Lohemaole peale, nii et see jälle kinni jäi. Nüüd hakkas Lohe hädaldama ja oma elu pärast paluma. Ei, kulla härra, ütlesid mõlemad mehed, nüüd ole seal, kus sa oled ning püüa end ise lõbustada. Nii tasutakse heategude eest.